Jõulud pole enam kaugel. Sellest annavad tavaliselt märku sidrunite jäärähmased tuled, mida hommikuti on üha raskem lahti saada. Eks päeva algused on alati tsipaka aeglasemad, aga kuna sidrunimaa asukate sees tuksub kuum süda ehk mootor, pole kellegagi veel nii läinud, et end üldse käima ei saaks. On aga üks tüütu rituaal, mida kõik sidrunid peavad täitma. Et talvel oleks mõnusam liigelda, tuleb valida sobivad jalatsid. Ega see valimine polekski nii tüütu, kui saapapoed talve eel sidrunitest ei kubiseks. Vanemad ja targemad sidrunid saavad selle tüütusega muidugi aegsasti hakkama, ent noored tuisupead jätavad sageli kõik viimasele hetkele. Ühel ööl külmetas nõnda tugevalt, et hommikuks olid kõik sidrunimaa teed kaetud salakavala kiilas jääga. Berlingo, kes oli juba varakult üleval ja kellel talvesaapad ammu olemas, tõttas tavapäraselt tööle, kui ühtäkki kuulis ühe metsatuka taga kedagi hüüdmas. Appi, appi, miks mu jalad sõlmes on? Appi! Lärmas kellegi kõlar nii valjusti, et Berlingo lihtsalt pidi oma tavapärast trajektoori muutma, et uurida, kes see seal niimoodi kisab. Kuna oli veel veidike hämar, nägi Berlingo kurvi taha jõudes ainult ühte tumedat kuju, ent sellest piisas, et aru saada, keegi on omadega ikka väga suures plindris. Lähemale sõites oli tema üllatus suur, kui ta nägi, et see hokilitrina tuterdaja pole keegi muu kui tema uus naaber C3 Aircross. Noh, mis sa siin siis niimoodi uisutad, kallis naaber, küsis Berlingo läbi naeru. No mis sa naerad mu üle? Ma siin ju omadega täitsa puntras. Sõitsin rahulikult kodunt välja, et matkama minna. Aga järsku läks nii libedaks, et ma ei saa oma rataste käitumisest enam üldse sotti. Kurtis mööda jääd kord ühele, siis jälle teisele poole oli kiikuv Aircross. Berlingo tegi hädalise ümber mõne ringi ja proovis mõista, kuidas saaks naabri elu paremaks muuta, kuni jõudis probleemi tuumani. Kuule, Aircross, sul ju puhta valed jalanõud. Sa pead naelad saabastesse panema. Pole ime, et sa siin niiviisi tuterdad, muigas Berlingo. Võtan su praegu selga ehk šleppi ja viin su sinna, kust sa naelad saad. Aircross hüppas Berlingo selga ehk šleppi ja jäi ise sügavalt mõttesse. Berlingo oli ju öelnud, et Aircross peaks endale naelad saabaste sisse panema, kuid see on ilmselt ju valus. Kuna Berlingo oli aga sidrunimaal tuntud meistrimees, usaldas ta antud soovitust. Šlepis tuleb sõita väga ettevaatlikult ning nõnda venis Berlingo ja Aircrossi tee päris pikale. Mida aeg edasi, seda rohkem jõudis Aircross mõelda ja seda kummalisemaks muutus idee naeltest saabastes. Iga kilomeeter muutus aina kõhedamaks ja tal oli tunne, nagu viidaks teda piinapinki. Lõpuks andis ta pingele järele ja kõnetas muidu vähese jutuga Berlingot. Berlingo, mul on tegelikult üks mure, küsis Aircross pelglikult. Noh, räägi aga välja, mis sind vaevab, vastas Berlingo. Ma lihtsalt kardan, et mul on väga valus, kui naelad saabastesse pannakse, ütles Aircross väikese kartusega. Berlingo peatus, lasi Aircrossi korraks seljast maha ja vaatas talle oma murelike tuledega otsa ning püüdis Aircrossi rahustada. See suur, aga tegelikult ei pandagi naelu nagu saabaste sisse. Sa paned nagu naelad endale alla, üritas Berlingo seda kõike seletada. Tuleb tunnistada, et seletamine ei ole kunagi tubli töömehe tugev külg olnud. Naelad endale alla, püha kindal aegas, see on ju veel hullem, paanitses Aircross ning sõitis närviliselt tuterdades mööda jääd edasi ja tagasi. Berlingo püüdis Aircrossi veel paar korda ebaõnnestunult rahustada, aga et see tal kuidagi välja ei tahtnud tulla, tegi ta pakkumise. Tead mis? Ma viin su sidrunimaa targa jumperi juurde. Tema teab neid asju hästi. Meil siin läheb muidu terve päev ja ma olen niikuinii juba tööle hiljaks jäänud. Berlingo võttis närvilise Aircrossi selga ja nõnda asuti jumperi poole teele.
Õnneks ei elanud Jumper sugugi kaugel ja õnnekombel oli Sidrunimaa üks tarkadest ka parasjagu kenasti kodus. Jumper nägi juba kaugelt, et Aircross omal ratastel ei käi ja juba aimas, et tema juurde tullakse mingi suure murega. No, tere, sidrunid. Mis lahti? Küsis murelik Jumper juba taamalt. On küll lahti. Mulle tahetakse naelad alla panna. Aga nii on ju valus, hüüdis Aircross kaugelt vastu. Aircross, oled sa meil ikka tegelane. Kas sa siis pole kuulnud midagi ülekantud tähendusest? Või sellest, et vahel on samal sõnal justkui mitu tähendust? Küsis Jumper ja selgitas juurde, et näiteks sõna tee tähendab nii millegi tegemist, kui ka näiteks rada, mille peal sidrunid liiklevad. Ja naelte allapanemine tähendab seda, et vahetad oma suvised tennised talvesaabaste vastu, millega on talvel palju mõnusam liigelda. Jätkas Jumper. Oot, aga see siis tähendab, et mul polegi valus, avastas Aircross. Ta hüüdis võidukalt. Berlingo, võta mind selga ja lähme paneme mulle naelad alla. Ja nii õppiski Aircross, mida tähendab ülekantud tähendus.